Tervist spordirahvastele. Täna on siis poiste 3.–4. koha mäng, kus on siis vastamisi Bigman Tartu ja Tats spordikool. Ja praegune seis on siis 1-1. Servimas number 10 Oskar Ares. Ja Ramek Meius tõi keskelt hea rinnaku ja Tats jätkab servimist. Mõlemad tiimid siis kaotasid kahjuks eile poolfinaali, mis olid suhteliselt väga tasavägised ja Tats kaotas siis 3-0 Selver 2-le ja Tartu kaotas 3-1 Selver 1-le. Praegu Oskar Ares eksis serviga. Tartu poolelt siis servimas Mattias Meresaar. Ja teadmiseks kõigile, et minu nimi on Andres Ufanov ja täna siis kommenteerin. Millalgi peaks jõudma ka Marko Mett, kui praegu Ramek Meius väga hästi lahendus keskelt. Arto Lepamets kaitses. Ja Reio Markus lööb kahe ploki valdu ära. Arto Lepamets. Ja outpall. Ja Tats läheb 3 punktiga ette. Täis on tere, Marko! Tervist! Soojendus läks nii kiiresti, et vaadates siin varasemalt tehakse ikka kauem sooja, et läks kohvipaus pikemaks, jah. Aga Andres sai kindlasti väga hästi hakkama. Et pronksi mäng siis. jah. Pronksi mäng ja mõnevõrra üllatuslikult võib-olla on siin spordiklubi Tats Rae. Et minu andmetel Selveri Tallinna spordikool teine võistkond ei olnud varasemalt võitnud. Tõsi. Ja eile siis mõnevõrra üllatuslikult, jah. Minu jaoks vähemalt spordiklubi Tats alla jäi nagu. Kõik game'i lõpud olid väga tasavägised seal. Et 28, 30, 23, 25 ja 24, 26 olid siis game'id. Ja siis selle tõttu siis jah, Selverid omavahel siis finaalis madistamas, aga siin pronksi mängus jah, tartlased ja Tats Rae, et Rae on igal juhul, mina ütlen selles mängus võib-olla kerge favoriit. Ma arvaks ka seda, et neil on tunduvalt väga hea tiim koos. Ja on ka Audentese spordigümnaasiumis õppivaid mehi seal. Aga jah, tartlastel on ka ju koondise mängija Mattias Meresaar näiteks. Numbri all 5 seal ja siin on nagu, siin on mängumehi mõlemal pool. Kindlasti. Aga jah, keskelt Meius ja Lepp muidugi võttis hästi, et Reio Markus Lepp siis eile ka poolfinaalis oli võistkonna resultatiivsusel teine mängumees, et Arto Lepamets ja Reio Markus Lepp on siin SK Tats Rae punktikahurid. Blockout ja Sten Hansing, kes oli siis tartlaste eilse poolfinaali kõige resultatiivsem mängija. Numbri all 11 siis
poolfinaalis 33 tõstest 18 lõi ära ja 55% rünnak. Et see mees siis, kes siin servijoone taga on, Sten Hansing. Auti, napilt. Nüüd eksib küll serviga Sten, aga jah. Treenerid ka siis mainimata mõlemal võistkonnal legendaarsed Argo Meresaar ja Raigo Tatrik siis. Ja võib-olla sa jõudsid Andres rääkida, aga ma ei tea, et mis siin varasemalt, mis jutud ära sai räägitud. Peakohtunik Martin Uusküla tänast pronksi mängu vilistamas on. Ei jõudnud kohtunik mainida kahjuks. Ei tea, kes teine on. Aga jah, tartlased Kaspar Tamm. Kaspar Tamm ja väga hea löök Reialt, raskest olukorrast, väga hea lahendus. Reijo Markus Lepp siis jah, kes siis Audentese spordigümnaasiumisse järgmine aasta tuleb ametlikult spordigümnaasiumisse, sest ta praegu käib veel 9. Aga jah, ka meistriliigas oma ristsed saanud, et sel aastal siis Balti liigas Audentes Solarstone mängis ja Reijo ka mõnel korral ikka lasti sinna põllule. Et Reijo muidugi eksib nüüd serviga. Aga jah, number 49. Robert Pirk. Eksib serviga, jah, et mõlemalt poolelt juba 2 järjest. Et Robertit eilsese mängu sellest ülesandmisest ei leiagi, et on siis täna tulnud täienduseks juurde. Kaarel Sibul. No natuke peale läheb, täpselt ploki alla. Ja korralikult käed ka üle. Ja väga ilusti käed üle ja nüüd sealt ei saa keerida väga kuhugi lahendust leida, kui siis just tagasi võtta. Jah, siin Romek Meius hoidis ikka väga ilusti praegu. Käed olid üle ju ilusti. Ja Mattias Meresaar siis saab uuesti proovida Mattias. Hea kaitse. Tatsi võimalus hea plokist taeti. Tats tekitab juba suurema vahe sisse ja 13-6 ja Albert Joakimi kätest siis jah. Joakim Albert, nii pidi ikkagi. Et ja mööda joont seal liberole servitakse tsooni 1 ja uuesti Meiusele pihta. Ja Meius ilusti liigub, et Kaarel praegu väga ilusti. Talle taktikaline selline ülesanne antud Raigo poolt kindlasti suruda Karl Mälku sinna tsooni 1, et ma arvan, et Raigol võib olla üks põhjus, miks ta sinna servib see, et sidemängijale tuleb see vastuvõtt siis nagu, et ta jätkab selle teise puute pärast pigem surub seda servi sinna 1 peale, et tõste läheb sealt edasi 4 tõenäoliselt. Pikemad vahemad raskem tõsta. Jah, ja pluss Meiusel on lihtsam lugeda seda, et kuhu nagu plokki minna. Tartul tunduvalt puudub eelmisest mängust see nagu energia, et kui nad näiteks, võtta siis võib isegi Tats ja Selver samamasti tiim olla, et eelmine mäng näha oli, et tiim nagu karjub, hõiskab, nagu rõõmustab väga palju ja selle tõttu ka mäng voolas, et praegu pole veel näha seda. Ja üle pall, mille Arto Lepamets ära lahendab. Jah, praegu ikkagi Karl Mälk on võetud seal nagu targetiks. Nüüd tuleb Konrad Jaani libero vahetus, et Konrad Jaani teine libero numbri all 17. Ja jälle selline eksklamatiiv vastuvõtt jääb natuke kaugele. Ja Tartu saab lõpuks punkti kätte. Ja Joakim Albert üle tuleva palli lööb ära ja 7 punkt tartlastele siis. Riko Kõdar
eile lõi 3 ässa 3 ässa. poolfinaalis. Jah. On päris hea selline tera planeeriv serv, aga Auti. Rico on siis võistkonna sidemängija ja no selline Auti. päris kõrge tõste, kahene plokk, korrektne ees ja ma arvan, et plokk ka võis olla üks põhjus, miks ründaja eksis, et oli seal korrektne plokk ees tegelikult ja mööda tahtis seal taheti keerata ja sellepärast viga võis tulla. Kaspar Varets, kahe käega, taha nurka. No, Kaspar päris väga targalt. Jah. Sten Hansing. Siin 4 peal ja vaatame. Meresaar võtab vastu. Ja päris hea kõrguse pealt võtab. Üle isegi, ma ütleks. Aga kaitse oli tegelikult muidu hea koha peal. Veidi palju üles, siis oleks käes olnud. Mattias Meresaar, jah. Mees, kes on sündinud 3. september 2009, et siis kui Eesti meeste võrkpallikoondises esimest korda mängis EM-i finaalturniiril, siis esimeses mängus mindi vastamisi Venemaaga ja sellel päeval täpselt sündis Mattias Meresaar, kelle isa Argo Meresaar mängis toona Eesti koondis, et see päev on mul väga hästi meeles. See oli vist siis 1-aastane, ei pruugi võib-olla, ei mäleta üldse. Siis on küll 1-aastane. Aga jah, Vares pani ässa siin vahepeal. Ja Arto Lepamets ka, väga hea serv, mis lõpeb täitsa punktiga. Jaa, ma nüüd paesin Varese ja Lepametsa sassi, et Lepamets jah. Arto siis tegelikult mängimas ka liberona muidu ja noh, see sama punt tuli Harjumaa meistriks siin 2 nädalat tagasi äkki ja olid Harjumaa meistrivõistlused, siis seal see sama võistkond, siis see U18 spordiklubi Tats Kiili võistkond Harjumaa meistriks ka tuli. Nii, seal on Ruto Ranna või see Ruudi Reinumägi, jah, meil on ja kinni, aga ma arvan, et Tats saab ikka, sest plokk oli võrgus. Jaa, vilistati plokk nüüd võrku. Ja plokk võrgus. Sten Hansing ja kes meil seal olid? Robert Pirk. Ja Sten Hansing ja Robert Pirk vist. Kumbki neist seal võrgus oli. Meius lööb nüüd siia ässa. Väga hea, siis 2 mehe vahel. Konrad Jaani seal hädas. 4 võtavad vastu 4. vastuvõtuliiniga, tartlased seal tegelikult seisavad. Täitsa väga hea energiaga mängule tulnud, et seda on väga näha juba. Praegu on kõik õnnestunud. No, ja veel üks asja. No nii nagu siin oli tütarlaste pronksi mäng, siis serviga. Serv on ikka see märksõna, et serviga surutakse. Ja praegu samamoodi. Kaitsepoisid väga hästi suruvad. Jah, serviga ikka suruvad siin ja nüüd auti kahjuks. Et eile siis selles poolfinaalis löödi ka 9 ässa spordiklubi Tats Rae. Et Romet Meius eile 5 ässaga siin poolfinaalis ära. Väga hea, väga äge. Ja Trossist Sten Hansing. Sten Hansing nüüd lööb läbi Trossi, jah. Ässa ja Sten muidugi eile pani 8 servi viga. Et siin tuleb jah, see serv kõige stabiilsem ei ole nagu, et kas ässu või viga, et sul endal on sellest, sa oled sellest perioodist vist mööda saanud, eks? Jah,
täna on palju stabiilsem, kui oli. Et vahepeal ka tekkis sellised, et vahepeal rohkem vigu ja siis vähem ässusi, aga nüüd on stabiilsem, et pall lihtsalt lendab üle ja vahepeal tuleb äss ka. No nüüd Vares. Neid Vareseid on siin valgetes särkides lausa 2, et siis need võivad sassi minna. Üks Vares servis ja üks siin tõstis, et üks on 10 ja teine on 7 numbri all, et 3 ja 3 ja 7, et 3 ja 10. 7 on Arto. Aga 3 pluss 7 teeb 10, nii et... Jaa, aga jube kiirelt sai läbi. Esimene game ja me vaatame korraks reklaami. Jõudu tööle! Kas meil siin mõni pood ka veel lahti on? Hea mõte. E-Selver on igal pool, alati lähedal. E-Selver. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Granul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Top-auto viib Kupraga võrkpalli tippu. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Elektrolüütidega Hydration ja suhkruvaba Fookus. Laetud vingete vitamiinidega. Uued Vitamineral Prod A. Le Coq'ilt. Nii, oleme tagasi Taltehi spordihoonest, poeglaste pronksimäng. Ja Andres, esimene game, võta numbrite keeles kokku. Alustame siis vastuvõtu poolelt, et tegelikult tunduvalt oli väga võrdne, Tatsil 38 ja Tartul 37, kuid rünnaku osas oli Tats ikka meeletult üle, et Tatsi poistel oli rünnakuprotsent lausa 93 game'i peale. Ja Tartul oli ainult 28. See on päris huvitav number, jah. 14 rünnakut, 13 löödi ära ja 0 viga, ehk siis ühte korda löödi plokki ega võrku. Nii et ideaalne sisuliselt see rünnakuprotsent 93. Peaaegu igal mängil ka on 100%. Ainuke siis Reijo Markusel üks kord siin juhtus, et 4-3 lõi ära. Blokk ja Tartul 2 ja blokk 2 Tatsil ja Tartul 0 ja siis võrdselt servi ässusi 2 ja 2. Aga teine game alganud ja tartlased 1-0 juhtimas, Meresaar servimas. Päris pikk ralli ja Kaspar Tamm nüüd lööb ilusti. Aga esimene game 11-25, et maru kiirelt see läbi, et pim-pum-pamm ja tehtud. Et Mattias numbril 5 siis vasakukäeline Tartu nurgaründaja, kes on siis juhtumisi ka peatreeneri Argo Meresaare poeg ühtlasi. Ja hea lühikus. Väga ilusti. Hoopis teise energiaga Tartu nüüd peale tulnud 3-0 ja side 1 asetus seal. See ei ole kõige parem asetus, et kui Kaspar Varresel on ka võimalus tulla 4. aastateks, mis ta aga teebki. 4. vastuvõtuliin, et Meresaart paremini kaitsta ja nüüd lennab auti. Vahepeal piisab juba sellest, et kui keegi kauaks jääb servijoone taha, et sa seal servija näeb, et tehakse mingeid korrektuure seal vastuvõtus ja siis kohe sellega nagu veid segatakse siis seda servi keskendumist ja pahatihti tuleb viga. Aga päris hea tõste pikalt selja taha. Igal juhul pall on mängus. Lepp siin
ja kinni. Lepp võetakse plokis ikkagi kinni. Ja plokipaine oli Sten Hansing. Ja 4-1 on Tartu nüüd ette saanud. Tartu algedu ja numbri all 33 Joakim Albert. Planeeriv, auti. Mõte õige 5 pealt, teravalt 5 peale. Ja. Aga jah, tütarlaste mänguga võrreldes siin on ikkagi hoopis teine, kuidagi konkreetsem selline mängutempo, natukene kiirem. Aga jaa, Rasmuse noorem vend, Romek. Päris ilusti push-pooliga. Läbi ploki ka. Kaspar Tamm ja ploki kaudu, jah. Nii, servijoone taga siis meil Sten Hansing. Hea vastuvõtt. No ideaalne vastuvõtt, jah. Ja päris. Väga hea nurga alt. Reijo Lepamets. Väga teravalt. Reijo, jah, lõi päris terava nurgaga, ja Vares servijoone taga. See on siis meil Kaspar, kes on ka võistkonna kapten juhtumisi. Tal on selline huvitav serv, jah, hüppelt vise. Jah, sa ei tea ju kunagi, kas sa seal lööb peale käe või paneb planni. Jah, või paneb planeerijat, jah. Ja Kaspar Tamm. Kaspar Tamm tublisti, jah. Kaspar läheb ise ka servima. Ja peale seda mängu siis tüdrukute finaal, spordiselts Kalev, Tallinna spordiselts Kalev ja Selveri tüdrukute esimene võistkond omavahel. Aga siin mäng jätkumas, pronksi mäng, Reijo Markus Lepp. Ploki puutust auti. Reijo ka ise servima. Reijo jah, siis Saaremaa juurtega mängumees tegelikult. Hea hüppelt serv. Ja Reijo päris hea näha, et mees keskendub enne servi ja korralik ülesvise ja Karl Mälk seal hädas vastu. Väga hea ka, et ta on hüppelt servi endale sisse võtnud, et on vaja ikka tulevaseks hüppelt servi. Jaa. Et see annab tegelikult väga suurema eelise, et tugevam serv ja vastas on raskem, kas isegi kui lendab vahesse või kehasse üle. Selle ploki Meresaar, hea kaitse. Meresaala. Auti. Jah, seal muidugi Ruudi Reinomägi ja päris hästi kaitses. Väga hea kaitse oli 6 peal. Ja tuleb kindlasti selline legendaarne seis jälle siin peale seda punkti. Ja auti. Ja no mingisugune reegel on see ka, et kolmandat servi ei või eksida, eks. Et kui 2 head servi oled ära teinud, siis kolmandat ei ole enam mõtet juurde panna. Lihtsalt hoida väljakul. Jah, et hoida platsis. Reijo Markus praegu igal juhul eksis ja 6-7 ja nüüd juhtus siin Robertil servi viga sisse. 7-7. No see serv ka kuidagi 3 serviga järjest, mõlemalt poolt nagu järjest olnud, et mäng on niisugusem nagu nüüd aeglasemaks näinud, selles mõttes, et servi iga otsa. Jah. Riko Kõdar.
nüüd oli väga hea. Ja keegi ei mängi. No see oli küll selline pall, et põhimõtteliselt oleks selle teise puute võinud ükskõik kes mängida. Jah, peale Reio. Nii, tuleb Sirvi viga ja siin jälle sisse ja 8-9 siis punktilises kaotusseisus võistkonna sidemängija Oskar Vares. Mees, kes siis U20-l tõstis ka tema neid palli ette, eks? Jah. Ja keskelt nüüd Martin paranda nüüd, meil on 2-33 ja üks ühel pool, teine teisel pool võrku, aga Joakim Albert. Jah. Väga hea löök, hästi suunatud ja kuigi Reia Markus Lepal olid käed ka, kui pall ei jõudnud kuidagi raamidesse teisele poole. No nii. Ja Aitse. Väga ilusti lööb. Väga hästi. Hansing lööb ikka piiri ja Väga hästi keeratud. Ja Mattias Meresaar. Hea vastuvõtt jälle. Ja Romek Meius. Ja Romekil on päris hea hüpe, selline lahvatuslik ja lendab ikkagi, püsib päris kaua õhus. Ja 2 plokki oli küll olemas seal, aga 2 ploki vahelt. Nii, Mälk võtab vastu ja kätest Sten Hansing. Hansing jällegi lööb ilusti ära pikalt ja Joakim Albert. Reinumägi võtab Kõrge vastu pall. ja Lepp. Ja targalt, väga targalt. Ja üle õla siia tsooni 1. Et kõrge pall ja seal oleks Meresaar võinud olla juba sammu paremal, et selle 1-6 vahepeal võib-olla oleks selle üles toonud. Et jäi Mattias võib-olla seal 6 peal positsioneeris natuke valesti. Võib-olla jäi isegi seda tugevamat lööki ootama. Nii, Meresaar nüüd riputab päris ilusti selle palli veel. Tark mõte oli minna näpudesse, kuid väga sõltuvalt oli puude. No, okay. Nii, meie näeme kordust. Jah. Pani keerlema veits seal. Sai ikkagi kätte. Sõrme otsad ja 13-10 Tartu või? Ja Sten Hansing. Out. Ja päris hea kiirusega lendas küll. Ja ei jäänud palju puudu. Raigo Tatrikule sai pihta selle serviga. Sten aga seal on Kaspar Vares, jah. Kaspar Vares. Seekord läks panema Kirivat. Üles Viskerg, jah, selline hübriidpalling, ei saa aru, kas ta lööb selle planeerima või lööb käe peale. Praegu üritas kätt peale lüüa ja eksis ja no nii, Vares, sidemängija Vares ise tõmbab auti ja Oskar. No Tartu tegelikult ju on palju paremini. Ja 15-11 juhtimas ja igal juhul on võimalus ära võtta game. Päris ilus lühike serv ka. Väga hea lahendus. Vaatage hästi, jah. Mattias lahendab, et võib-olla liiga lihtsalt tuli esimene äkki. Et uinutas natuke ära siin Tatsi
Rae spordikooli võistkonna mängijad, et Lepamets võtab vastu ja Lepp nüüd. Reia Markus Lepp. Hästi mängitud, kiire 4 ja 1-1 vastu. ühese ploki vastu Reijo Markus ikkagi ei jäta siin midagi juhuse oleks. Reijo Markus ise ka servima. Ja 12-16 kaotusseisus Reijo Markus Lepp ja hea serv. Kõrge pall. ja ilusti toob tagasi ploki kaudu Meresaar. Nii, pall on elus seal. Meresaarele. Hästi hea kõrguse pealt. Hea kõrguse pealt piki piiri, nii et väga hea löök. jah, see selline korralik tehnika ja pikk löök, et Robert Pirk. Lepamets võtab vastu keskele nüüd. Ja kinni. Ja ära Pallaste. Roland Pallaste numbri all 25 võetakse seal. Ja peatreener Tatrik on natuke rahulolematu. Ja Robert Pirk eksib nüüd serviga. Väga palju eksimisi on tulnud mõlemalt poolt just serviga. Kui eelmises game'is oli kui palju eksimusi Tatsil 4 ja 5, siis siin tundub palju rohkem tunduvad. Jah, eks me numbrid saame pärast teist game'i jälle üle vaadata. Aga siin on Robin Männilaan, number 4. Jah, Robin Männilaan, kelle sünniaasta on 2015. 15. Pani väga hea servi ja Reijo ka õnnit. See on äge vahetus, et Robin Männilaan, jah. Minu andmetel on 2015 sünniaasta. Vaatame. 6 aastat vanemate kuttidega väga head servi näete. Ja kätest Mattias Meresaar. Männilaan jääb vist ka väljakule või tuleb vahetus? Ei, tuleb vahetus ikka. Pallaste asemel, jah. Et jah. Ja vastu. Ja vahet ja meie just saab punktiks. Aga praegu väga ilusti tegelikult. Tuleb kiita sidemängija Oskar Vares tõstis ilusti vahesse sinna. Ja Oskar ise ka servimas. Ja võrku. Läheb võrku ja 15. 20-15 Tartule. Jah, 20-15 5 punktiga tartlased juhtimas ja 5 punkti puudu, et viigistada mängu üldseisu 1-1. Mattias Meresaar nüüd. Rahulikult üle. Meius, jälle hästi ja Vares tegelikult. Vares ilusti. No siin oli päris ilusaid liigutusi, selles mõttes tõsteti vahesse, head kaitsepuudet ja see viimane rünnak ka. Et Meresaare poolt hea tõste sinna tsooni 4 ja väga hästi löödud. Tammelt hea lahendus. Ja Tammelt hea lahendus, aga see tõste sinna just, et ilusti võrgu peale võitlusesse. No igal juhul time out siin. Raigo Tatrik, teine time out teises game'is. Esimene ikka. Jah, alles esimene time out, nii et siin ütleme nii väiksemat sorti imet ikka on vaja, et see game kuidagi enda kasuks keerata. Et Tartu mängu üldpilti ka vaadates, siis Tartu ikka on rohkem siin sõiduvees olnud. Saab paremini stardivakult lahti. Jah. No nii, Mattias Meresaar, jutud räägitud ja
ja Mattias servimas. No tegelikult on ideaalne vastuvõtt ja pidurdus plokis. Sai need käed vist kätte. Ei olnud. Aga üritas ploki ladvast. Arto Lepamets Meresaarelt ideaalne vastuvõtt. Seal pall maha ei jää. Väga hästi jälle. Ja kaitse. Ja lööb ära Kaspar Tamm. Kaspar Tamm lööb ära ja tegelikult härra Karl Mälk kaitses. Väga hea töö. Ühe käega selge taha nurkamisploki puutus kukkus ta ära, mis on vahepeal isegi väga raske ära tuua, kui oled ootamas. Ja, väga ilus. Lepamets tõstmas. Ja Reio Markus lööb ära. Aga Joakim Albert kaitses, ütleme nii, et siin vähe kõrgemas saalis oleks see pall mängu jäänud. Jah. Aga Meius nüüd tegelikult, kellel on vastik serv ja vastase jaoks vastik serv, nii et Romeki serviseeria võib olla veel see, mis võiks kuidagi päästa seda game'i ja esimene äss olemas. Et Romek Meius esimeses game'is lõi ka ühe ässa. Nii et Romeki serviseeria toel võib veel siin hakata game'i lõpus punkti mängu võime näha, aga Argo Meresaar nüüd võtab aja maha, esimene mõtlemisaeg ja 7. koha siis sai Võru spordikool, kes oli siis tulemuse 3-0 üle Viljandi spordikoolist ja tütarlaste arvestuses siis Eesti meistrivõistluste 7. koht Rae spordikool, kes siis võitis oma põhimõtteliselt samast külast pärit spordiklubi Tats Kiili kaldkriips Rae spordikooli, nii et 7.-8. koht on välja mängitud Eesti U18 meistrivõistlustel. Selgunud on ka pronksmedali omanik tütarlaste arvestuses, kelleks siis on Selver Tallinna tütarlaste teine võistkond ja 4. koht siis Tartu Katoliku spordiklubi. Aga siin pronks veel siis meil selgub poeg. Meius servimas. Meius servimas ja Meresaar. Aga Meresaar väga hästi käes. Päris hea tehnikaga ilusti võtab hoogu ja Kaspar Tamm piirist ilusti piki piiri, et siin on selline õpiku näide, vasak, parem, vasak, korralik kätehoog ja piki piiri ära. Nii et on 2 punkti puudu veel tartlastel, 23-18 ja Sten Hansing. Ja lühike. Arto Lepamets jõuab. Üle tuleb, oi, mis kaitset teeb siin nüüd. Arto Lepamets ikka imekaitset tegi, aga Kaspar Tamm rannakoksuga 4 peale. Väga hea lahendus ja Tartul siis game pall. Ja ei, Kaspar Tamm igati osavalt toimetas siin. Nii et mõnevõrra üllatuslikult ikkagi tartlased teinud comebacki ja game pall nüüd siin. Sten Hansing eksib serviga, ei saa see game veel läbi. Kui ei tea, Kaspar Vares läheb servima ja äkki suudab välja võluda. Jah, Kaspar Vares peab so epic to be true mingisuguse seeria tegema. Planeerivaks. Kõdar tõstab 4 peale ja kaitses. Üks Vares kaitses, teine tõstel, lepp ja piki piiri. Üks käes. Nii et 20-24. Ma olen küll näinud mängijagi, mis sellisest seisust, kaotusseisust, selliseid game, mis on võidetud sellisest seisust, et sa tuled 19-24 järgi ja siis võtad viimased 2 punkti ja nii, jälle tsooni 1 siin, Kõdar tõstab keskele ja seal lepp tuli ka vaata ilusti põhimõtteliselt 3. plokk, et me näeme ju siin kordust ka, et
okei, päris 3 ei olnud, aga hea korrektne 2 ja vaata, kuidas Lepp läks sinna täitsa tsooni 2-3 vahele juba appi, et Argo Meresaar, Tartu võistkonna peatreener, siis võtab oma teise time-out'i seisul 21-24 ja no nüüd on vaja otsustajad tartlaste poolelt, et keegi nüüd peaks ütlema, et tõsta siia, ma võtan enda peale, et Meresaarele 6 peale, kui hästi käes. Äkki, võib-olla isegi Kasparile, Tammele. jah, Kuid lootma küll ei tohiks jääda, et Kaspar Vares eksib. no Kaspar peaks ikka lööma rusika lauale, ütlema, et anna siia, ma teen ära, et mis me siin ikka. Tegelikult on ju no väga palju variante ei ole, seal on side 4 asetus. Side 4 asetus, et ma arvan küll, et praegu ei oleks õige aeg, kus Kaspar võiks enda peale ära võtta ja ära otsustada selle asja. No vaatame, Kaspar nüüd out, et siin on need on mängumeeste punktidega ja sidemängija võiks uuesti panna sinna. Ja Riko võiks uuesti tõsta talle. Kindlasti. Et saaks kohe vihade paranduse teha ja kas või isegi võib-olla natuke võrgu peale, et äkki Kaspar üritab seda push-ball out'i. Üks lahendus, mida väga paljud kasutavad. Nii. Ühe peal 2 käega. No jah, siin selles game'i lõpus on vaja ikka pauku panna, ega siin. Pall on ikka mängus. No nüüd üle tuleb pall ja Pallaste nüüd teeb küll natuke sellise. Nii, Vares tõstab nüüd Lepale. Nii, jälle on nüüd löögikoht ja Hansing lööb ja lööb out'i. Out pall. Nii et 24-24 ongi siin. 24-23. 23-24 jah, et huvitav lõpp jälle. Lahendust on vaja, kui Tats on väga visalt võidal, see toobki, ma arvan, varsti viigiseisu tagasi tabloole. Nii, Meresaar võtab vastu ja lõpetab ikkagi. Me vaatame reklaami vahepeal. Jõudu tööle! Kas meil siin mõni pood ka veel lahti on? Hea mõte. E-Selver on igal pool, alati lähedal. E-Selver. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naistekoondise suurtoetaja. Top-auto viib Kupraga võrkpalli tippu. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Elektrolüütidega Hydration ja suhkruvaba Fookus. Laetud vingete vitamiinidega. Uued Vitamineral Prod A. Le Coqilt. Nii, tagasi TalTechi spordihoonest poiste pronksi mäng U18 vanuseklass aastal 2026. Teine game'i lõppenud ja lõppenud 25-23 game'i võiduga. Bigbank Tartu siis teise game'i statistika. Andres, võta siis mõned sellised märksõnad või tähtsad numbrid. Tartu hakkas ise paremini mängima, paremini lahendama, et teises game'is Tartul oli rünnaku protsent 52 ja Tatsil 40. Mõlemad said 2 plokki, kuid jah, servi vigade arv oli Tartul 7 ja üllatavalt Tatsil oli 4, kuigi silmapilgud tundus rohkem.
aga vastavõtt Taitsil parem kui Tartul. Et ma arvan, üldiselt, et suutsid pigem rünnakul ise ära lahendada ja oma vigade arv. Taitsil on ikka väga väike oma vigade arv olnud. Tartu on võtnud riski kuidagi, jah. Et on servil tehtud küll rohkem vigu, aga nagu aga riskiga võetakse nagu praegugi, et kolmas game alganud ja kohe Riko Kõdara ässaga, nii et servi vigu on, terve mäng on tegelikult Tartul on 12 ja Tatsil on 8 ainult. Aga jah, ässasid on ka ikkagi tulnud tartlastel nüüd juba 5 ja no suruvad tartlased siin serviga. Ja väga ilusti tõstis praegu keskele. Albert nüüd lööb pikalt. Öeldaks ka suurimad punktid, et kogu mängu peale on jah 2 meest siin välja tuua 10 punktiga. Kaspar Tamm ja Reijo Markus Lepp, et Romek Meius ka 9 punkti toonud spordiklubi Tats Rae spordikoolile, aga jah, praegu igal juhul Tartu on domineerimas ja Arto Lepamets, hea kõrge palli lahendus. Arto Lepamets, kes siis 6. punkti toob tänases mängus ja aga jah, oma vigadest veel rääkides, siis Tartul on ikkagi oma vigu kordades rohkem, et siin 4 ja 5 on Tatsi numbrid esimeses 2 game'is, siis tartlased on teinud esimene game 8 oma viga ja teine game lausa 11, aga samas nad võitsid teise game'i hoolimata sellest, et tegid 11 oma viga, nii et midagi see Tartu teeb õigesti, et seis selline on, et juhitakse 3. game'is omadki 3-1, nii et ja nüüd Mattias Meresaar servima. Mattias Meresaar 5 punkti praegu kokku. Jah, 9 servist siiamaani 1 äss, nüüd läks 10 serv teele. Ja Romek Meius. Tartu küll kaitsepuute sai, kuid mängus seda ei suutnud hoida. Arto Lepamets servimas. Ja Tero planeerib. Ja Romek Meius. Oskar Arredson ja Romek Meiusel on täna palju parem klapp tundub, et Oskar pole väga usaldatada. Romek Meiuse 10 punkti ja nagu Romek ikkagi 7-st 6 on ära, 7 tõstet saanud ja 6 on ära löönud. Sinna võib anda julgelt. Nii. Oi, väga targalt. Väga targalt. Joakim Albert keskelt. Näeme veel kordust. Ja seal võib-olla Kaspar Vares oleks pidanud reageerima kuidagi kiiremini üles tooma selle Anitsu. Ja vastavalt. Ühe käega siin. Aga Kaspar Tamm oli võrgus. Jah, võrgus aga päris ilus tõste ühe käega selja taha. Peaaegu oleks ka üks ühene plokk tulnud, aga kahjuks käe otstaga võrgus. Ja nüüd Meius paneb servi pikaks. Ja härra Hansing, Stenil võtame terve mängu, siis 7 servi ja 4 viga, et praegu läks pall mängu väga terava nurgaga nüüd. Väga. Ütleme nii, et Robert Pirk natukene ikkagi jäi plokis kaugel ka, avas. Sai seal, viskas nagu käsi sinna antenni poole ja nagu vasaku käega ikkagi avas selle diagonaalsuuna niimoodi, et oli võimalik sealt ära lüüa ja Kaspar Vares, võistkonna kapten siis. No nii. Tatsi võimalus.
Kaspar Tamm kaitses. Ja Sten lööb Trossi. Trossi lööb Sten Soomere, Sten Hansing, jah, et meil on neid Stenne siin ka Vareseid ja Stenne ja numbreid 33-sid nii ühel kui teisel pool võrku ja kuna ma tüdrukute võrkpalli nimedega olen paremini kursis, siis mul võib siin tulla neid vääratusi sisse. Aga no seda meest, kes servib, seda ma ikkagi tean. Kaspar Vares. Numbri all 3 siis võistkonna kapten, nagu öeldud, ja sellise huvitava hübriidservi jälle teele paneb. Hea kaitse. Reio Markus tule. No nii, nüüd Meresaar ja napilt ei laest puudu, jah. Reio Markus Lepp. Nii, Meresaar jälle kõrge pall. Kaspar Tamm ja lööb ära. Oli vaja seda. Jälle väga hea palli vahetus. Kaspar Tamm peaks olema nüüd juba üle platsi mängija. Reioga nad siin skoori kuninga tiitli nimel võitlevad. Et Kaspar Tamm ka ise servimas. Lühike pall üle tuleb. Ja kaitse Lepametsalt. On hea tõste. Ja Tats mängib väga head kaitset. Oskar Vares muidugi tõstab ilusti need pallid sinna nurka ette, et on õige koha peal ja seal Reiol on hea lahendada neid selliseid kiireid. 5.–6. koha mäng on ka kõrvale väljakul käimas, siis seal on oma vahel Rakvere ja Läänemaa spordikoole. Jah. Ja Reio Markus eksib. Et võrkpalli geograafia on ka siin ikkagi Läänemaa, Võru, Viljandi, Tartu, Rakvere. Et ei saa öelda, et ainult Tallinnast võrkpalli mängitakse. Leinumägi nüüd Lepamets auti. Lepamets lööb pikaks ja Tartu ikkagi punktiga peal, 8-7. Peaaegu samasugune seis nagu eelmine game, suht võrdselt on alustatud. Robert Pirk. Nii, Vares. Raske pall. Lepamets nüüd. Meresaar ja Joakim Albert. Jah, Joakim Albert ja Meresaar seal plokis. Ei suutnud seal midagi välja mõelda. Või no oli raske pall. 9-7 Tartule. Robert Pirk. Ja planeerib. 3. plokk. No nüüd ikkagi tegelikult jällegi selline palli ilus 3. plokk ees, et seal nagu ikka keskmised temporündajad või keskblokeerijad, et need seal kaitses kuidagi tavaliselt ikka jäävad hiljaks või ei reageeri. Oi, väga hea lahendus. Ja lahendus, kui ei saa jõuga, saab nõuga. Sten Hansing nagu suutis ka kuidagi õhus ikkagi veel sellise lahenduse välja mõelda, et söötis 2 käega plokist auti. No võistkonna sidemängija. Riko Kõdar, jah. Ja pane pässa Riko ja no +3 juba tartlastele. Et peale esimest game'i oleks oodanud, et see mäng sellise pöörde võiks võtta. Nii et... Riko Kõdar jätkamas. Planeerib serv. Üle tuleb. Ja plokist auti. Ja väiksed pilgud ka teisele poole võrku. Ja Raigo Tatrik võtab siis time out'i. No jah. Selline puurimine, pilkude mäng, see käib natuke asja juurde ja seda lihtsalt tehakse siin, kes kui peenelt teeb. Igal juhul Raigo Tatrik
aja võttis ja 8.13 on 8.12 jah. Et poiste finaal on siis see mäng, mis lõpetab selle võrkpalli noorte ülekannete maratoni ja siis Selver 1 ja Selver 2 omavahel võõtum võtmas. Seal on ka ühel pool on siis Andrea Cisetti ja teisel pool Mark-Norman Soome äkki need võitmemängijad, kes siis saab väga põnev olema. Nii, Vares tõstab nüüd Lepametsale, kes üritab lüüa ka üliteravat nurka 4 pealt 4 peal, aga eksib. Eksib ja siis Riko niimoodi seal veab seda servi. Ja terav plain, lendab väga kiiresti. Nüüd on nagu lahti siin liimist. Tatsi poisid. Spordiklubi Tats Rae spordikool on meil praegu päris keerulises seisus oma eelkõige just sellise mentaalse poolega, ütleme nii. Ja teine toimub ka juba. Teine aeg ja kuidagi nagu näoilme ja see kehakeel ei ole just päris selline, mis optimismi siin peaks sisendama, et keegi peaks nüüd ikkagi võtma praegu selle enda peale liidriohjad või sütitama võistkonda, et Tartu jälle seevastu, neil on siin kerge flow. Kõikidel nagu jookseb väga hästi. Kõik õnnestunud ja kõik võitlevad ühtlusele. Kuidagi jah, Tartu on nagu tegija selles teises game'is ka, et mingi momentum ikkagi saadi kätte. Ja 14-8 Tartule ja Riiko Kadari jätkab servimist. No, nüüd. Ja nüüd lendab pikaks. Ja võistkonna sidemängija Oskar Vares servima ja Meresaare peale. Ja hästi, hea julgestus. Sten Hansing. Ja auti. Nüüd Sten eksib ja saavad spordiklubi Tats Rae saab punkti võrra lähemale. Ja vastad. Nii Meresaar. Ja keskelt ja mida kaitset. Päris hea kaitse, jah. Ja ikka Tartu lööb ära Sten Hansing. Hästi mängiti kaitses siin. Väga hea. Arto Lepamets viimase palli ka jõudis üle panna, viimase putt. Ja Mattias Meresaar. Planeeriv, aga hea võrku. Ja lööb Mattias võrku ja 11-15, 4 punkti. Spordiklubi Tats Rae. Kaotusseis ja läbi trossi nüüd lööb ässa. Arto Lepamets läbi trossi ässa ja -3 ainult, kui me siin vaatame nüüd Rae prillidega seda mängu, et väga vajalik. Ja Sten Hansing 1-1 vastu. Sten Hansing nüüd ikkagi lööb ära tsoonist 2 ja saavad siin 16. puki tartlased ja 16-12 siis on seis ja Joakim Albert. Ja hoiti napilt. Napilt ei jäänud palju puudu, et oleks kukkunud sinna ristnurka. Ja Romek Meius nüüd. 13-16 seisul. Taitsel oleks vaja pikemat seeriat seal servijoone taga. Tartul on olnud 1 ja Taitsel eriti pole, aga Kaspar Tamm, Reio Markus Lätt toob ülesse. Veidi puterdamist, väga ilus. No nii, Lepa rünnak maha ei jää.
Hansing ja Sten Hansing lõpetab selle pika valivahetuse ja Tartu hoiab ikka edumaad. Seda on näha, et mõlemad võitlevad väga kõvasti iga palli nimel, et ei ole lihtsalt, et kui pall on mingi paar sentimeetrit maast, et keegi ei lähe järgi, vaid ikka kõhuli maha, selili maha, ükskõik, et peaasi, et pall õhus püsib. Seda on mõnus vaadata. Ja serv. Ja läheb ässaks ka veel, nii et Sten Hansing Tartu U18 vanuseklassis, kuidas nad varasematel turniiridel on mänginud, on nad olnud siin nagu... No ta on päris hästi mänginud minu, kui olen jälginud ise. Aga esikolmikusse on minu arust on küll oldud. Järjekordne äss ka veel. Järjekordne joonele. Sten Hansing nüüd. Ma võin nüüd hoiad ette kätte. Ja Tatsil on väga raske praegu, väga raske. Jah, ja on jälle -6. Lepp nüüd. Vares tõstab selja taha ja blokist outi. Block out siin. Vares tõstab Varesele ja lendab siin Vares ja Varesed ikka lendavad. Ja meil on üks Vares veel Ameerikasse, aga tema sünniaasta on 2006. Ja meie staarkommentaator Kertu Laak on ka jõudnud spordipaleesse, kes järgmist mängu kommenteerima tuleb, nii et siin tänu Kertu Laagile läks fookus ära, ma ei teagi, mis nüüd juhtus. Tait servis ässa, Kaspar Vares pani ässa. No nii, -4 ainult. Ja Vares, kes siis tegelikult 19-24 seisul eelmises skeemis ka päris kaua sai servida. Ja vastu, et Artolt ja kaitsekas ei jõua. Arto oli ka 2009 poistekoondise libero, eks, kui nad mängisid nüüd viimati Rumeenias valikturniiri. Seal õnnetul kombel muidugi esimeses mängus 14-10 seisul. Ma arvan, et sellest oli ka väga raske taastada järgmiseks mänguks, aga Kaspar Tamm paneb peale ikka servi. Kaspar Tamm jah, praegu üllatab sellise lühikese serviga ja 21. punkt siis Tartule. Number 27, Kaspar Tamm. Ja nüüd ütleb, see on muidugi äge, et servi arsenalis on nii lühike kui pikk serv ja nii 5 suund kui 1 suund, et sellised mängijad, kellel on oma servi suund, panevad kogu aeg 5 pealt 5 peale või 1 pealt 1 peale või noh. Selliste mängijate vastu on raske treeneritel ka valmistuda. Taitsil on siis ploki vahetus, siis tuli Roland Pallaste Oskar Varese asemel. Ja number 25, Roland Pallast. Oi, kui kõrgelt võtab Mattias Meresaare. Väga hästi sektorisse ka. Kõrgelt võtab ja ilusti pikalt lööb ja tagasi vahetus. Oskar Vares tuleb tagasi väljakule ja servimas Robert Pirk. Robert Pirk, jah, 49 number. Ja serv. Varese vastuvõtt kaugele, väga hästi võitleb seal Lepamets. Ja Oskar Vares targalt bloki sisse. Blok oli veidi võrgust väljas ka, nii et Joakim Albert seal natuke jäid käed kaugele. Ja. Kaarel Sibul. Välk võttis vastu ja no Meius ja Vares siin kahekesi blokis nüüd. Ja. Nii et otsustatud ei ole kindlasti midagi siin geimis. Peaaegu sama seis oli. Et see on kõik võimalik, aga Argo Meresaar võtab time-out'i. Argo siis kasutab oma esimese mõtlemisaja teises geimis ära. Ja
Argo siis jah, mingisugust plaani siin sepistamas on, et see game ikkagi koju tuua. Ja kui ma siin tüdrukute võrkpallist rääkisin, et on juba palju neid võistkondi osalemas Eesti meistrivõistlustel, seal lausa 10 finaalgruppi. Et siis kui me võtame poiste... Poistel oli vist 3 finaalgruppi. Jah, et siin... Ja üle... Ai, Meresaar pikalt jälle. Oli väga vajalik. Ja võistkonna sidemängija nüüd 23-18. Seisu 23-18, Riko Kõdar. Ja S-palling. Ja tuleb Tartu saab game palli. Ja Tartu 24-18 game pall ja peale avageimi jah, mis siis, mille siis spordiklubi Tats Rae võitis 25-11. Ja oleks uskunud, et me jõuame siia, kuhu me jõuame. Ai, hästi toodi ära praegu. Hea kaitse. Ja blokk on võrgus seal. Võrgus. Ja Tartu saab 3. game endale. Ja läheb juhtima 2-1. 25-18 me vaatame, teeme kiire pausi. Jõudu tööle! Kas meil siin mõni pood ka veel lahti on? Hea mõte. E-Selver on igal pool, alati lähedal. E-Selver. Meeste ja noorte võrkpallikoondiste peasponsor Graanul Invest. Võrkpalli edulugu toetab Coop Pank, meeste ja naiste koondise suurtoetaja. Top-auto viib Kupraga võrkpalli tippu. Võrkpalli veab HRX. Eesti koondise võrkpallurid hoiab tervena Nordaid. Elektrolüütidega Hydration ja suhkruvaba Fookus. Laetud vingete vitamiinidega. Uued Vitamineral Prod A. Le Coqilt. Nii oleme tagasi TalTechi spordihoonest, kus siis 2-1 geimidega pronksi mängu juhtimas Tartu Bigbank U18 Eesti meistrivõistlused. 3. game, kiire ülevaade, mis seal kolmandas määravaks sai. Tats on rohkem käes laasnud enda vastuvõttu. Vastuvõttu terve game'i peale oli 14% ja Tartul 44%. Kuid rünnakul on ikka väga võrdselt olnud, et 52 ja 45 kolmas game. Ja oma vigade arv oli nüüd palju võrdsam, kui olid eelmised game'id, et kui eelmised game'id oli Tartul rohkem oma vigu, siis nad hoidsid tegelikult riski peal, aga tegid vähem vigu. Ja tegelikult numbriliselt, kui me vaatame 3 game'i, siis ega spordiklubi Tats Rae siin plokipunkte rohkem, 6-3, rünnakuprotsent on parem, 56, Tartu 46 vastu. Vastuvõtul on Tartu lihtsalt natuke parem olnud ja Tartu on serviga ikka ka surunud, aga üldiselt jah, ega siin otsustatud ei ole midagi veel. Meresaar muidugi avab oma hea rünnakuga. Selle game'i lööb pikalt ühe peale ja 1-0 saab Tartu juhtima, aga siin igal juhul mängu veel me näeme ja päris head mängu. Kindlasti. Planeerib Reio Markus Lepale.
ja piiri kaudu Arto, Kaspar Vares. Kaspar Vares ja raske uskuda, et spordiklubi Tats Rae kuidagi alla on andnud. Et siin võime näha ühte geimi peale seda veel, aga Arto Lepamets nüüd. Ja seal Alberti rünnak maha. Hästi mängivad tartlased kaitses. Sidemängijale täpselt. Raske pall. Ja sees pall. Väga hea see nurka. Reijo Markus Leppe. 14. punkt täna, ta on päris hea protsendiga löönud. 52% oli rünnaku protsent enne siis seda geimi. Nüüd siis 22-12 ära löönud. Aga see mees ka, nimeks on tal siis Kaspar Tamm. Kaspar Tamm, jah. Ka 13 punkti pluss 10 ja 22 tõstest 12 ära löönud. Suht võrdset Reioga siin nurgast. Ikka nurgaründaja kohta üle 50% rünnata. Väga hea. Väga hea. Oi, nüüd läheb pikaks. Albert teeb 4. Joakim Albert teeb 4. servi, jah. 9 servi, 4 viga, ässa veel ei ole. 8 tõstest 4 ära löönud. 1 plokk ka Joakimil. Kaarl Sibul. Sibul nüüd. Meresaar. Tamm lahendab. Hästi kaitses, aga ei jõua alla kahjuks. Kukkus. Muidu väga heas kaitsekohas oli, kuid veidi külje peale lasi ja üle lasi pigem ja siis kukkus vastu seina pall. Sten Hansing. Sten on väga soliidselt mänginud, ma ütlen. Jaa, ta on Tartu top-skoorer oli enne seda geimi. 14 punkti siis, jah. No nii, 2 puudet vilistatakse nüüd kohtuniku poolt. Aga Sten Hansing, jah, 48% rünnak, 21-10 ära löönud ja 3 ässa löönud, et vaatame Steni. No nüüd on seal mingi vaidlus, arupärimine. Situatsioonis Oskar Varel tõstis ja siis pall endas veidi üle ja tempomängija Robert Tõrk puutus palli ja kohtunik ütles, et oli topeltpuude. Okei. Üle tulev ja Kaspar Tamm. Huvitav lahendus üle tulevad pallil. Sten Hansing ja tema serv jällegi üle tuleb ja nüüd, et Sten on head servi vedanud. 5-3. Jah. No selline lühem serv nüüd. Lepp. Ja kinni. Riiko Kõdar. Patseljal natukene probleeme, 6-3. Riiko Kõdar siis saab täna esimese ploki või? Parim servija ka, 5 ässa kokku mängu peale. Jah, Riiko serviseeria oli ka üks, mis selle 3. geimi nagu momentum jälle, Riiko Kõdari servid. Aga praegu siin Sten Hansing servimas. Hea serv Trossist. No Meiu selle keskele. Ja Meiu hea hüppega, sellised kerge jalaga. Hea suund ka. Kaspar Vares servimas. Võistkonna kapten Kaspar Vares. Meresaar võtab vastu, Kõdar tõstab selja taha. Ja ilusasti ära löödud, väga ilus. Sten Hansing, võistkonna diagonaalründaja, korraliku protsendiga täna lahendanud asju siin. Kaspar Tamm. Nii. Lepp saab nüüd uuesti. Ja julgestus. Kaspar Vares. Hea kaitse Tammelt.
Meresaar, vaata kui kavalalt tegi nüüd 2 käega. Ja ikka ja mängime edasi. No Meius ka päris hästi. Pall ja taha maha kukkuda üldse. Hea blokist auti. Reio Markus saab. No siin läks nüüd natukene ütlemiseks. Ei, kõik oli puhas. Reio mängis palli üle ja mandus väljas Polatenni olevas värku, et see on lubatud. Aga siit tuleb vist kaart, kellele? Kas see Raigo Tatrikule? No see on ka, ega ei möödu ükski mäng piltlikult öeldes, kus Raigo ei saaks seda kaarti. Aga praegu tuli jah, hoiatuskaart kollane, sellega midagi ei järgne, punkti kaotust ei ole. Noh, Uku Rummi ja Martin Uusküla siin õigust on mõistmas, igal juhul mingi sõnelus seal oli. Aga jah, kui sellega ei tohi nagu lasta ennast mõjutada. Ei tea, jah, Reio igal juhul eksis serviga pärast seda viivitust ja 8-5 on +3 Tartule. Robert Pirk. Robert Pirk, planeeriv serv. Üle tuleb pall. Ja hästi löödud. Tartu on jälle voolavas seisundis, et kõik õnnestub. Joakim Albert lööb ilusti üle tuleva palli ära ja Robert Pirk jätkamas ja planeerib ja kaitse Pares nüüd ja võrgus ja tõstab Meiusele ja Albert ja Meresaar 2 seal plokis. Hea tipi tegi küll, aga plokk võrgus ja Romek Meius et seal väga vajalik serviseerija oleks. Ja auti. Romek Meius. 10-6 Tartule. 3. servi viga täna ja Kõdar. Riko Kõdar siis. Kes on saanud tartlastest kõige rohkem servida tänas mängus, et tal on selline hea, stabiilne. Ja, nüüd võrku kahjuks. Ja hakkad just rääkima stabiilsusest siis. Et Riko Kõdar ka 4 korda eksinud serviga, samas ikkagi 5 ässa löönud ja 17 korda saanud servida. Nii, Varese poolt lühike serv, Meresaar. Hästi käes, temposse ja... No hästi, ripub seal. Joakim Albert päris kaua ripub õhus. Hästi ka kehaga. Taha nurka või. Pikalt 5 peal. Ja Mattias Meresaar paneb planeerivat. Mängu alguses pani hüppelt. Keskelt hoopis omakorda siin Kaarel Sibul. Tegelikult väga palju tõsteid täna saanud ei ole. Ja. Peaks olema 2. või 3. alles, nii et Arto Lepamets. Mälk võtab vastu, Kõdar tõstab selja taha. Ja Sten Hansing. Lööb ära. Sten Hansing on olnud jah, oma kohal ikkagi tegija vend. Ja Joakim Albert siis. 12-8. Tartule. Vares tõstab selja taha. Hea kaitse. Ja veidi putardamist ja kasv. Ja ei kuku. Ja ei lähe. Ikka putardamine. Vaba pall ja keegi ei mängi. Ja siis tekkis siuke paanika ja... Jah, ebakõla ja miscommunication.
Kõdar tõstab nüüd 4 peale, nüüd hoitakse seal. Nüüd saadakse Kaspar Tamm kinni. Ja Kaspar Vares ja Romek Meius kahekesi korrektselt bloki sees. Nii et 10-12 seisul. Sibul, Meresaar, Kõdar tõustab keskele. Nii palju on elus. No nüüd on siin mingisugune... Ja kas toov ära... On hea ralli pooleli. Lihtne vall. Veel üks hea blokipude. Nii, Kõdar tõstab 4. Nüüd on hea, see on selle mängu kõige pikem ralli. Ja selle lõpetab Reijo. Reijo Markus lõpetab läbi bloki. Ja jälle läheb veidi. Jälle läheb paha meelt Tatsi poolt, et tundus, et nende arvates oli 4 puudet. Ja time-out Argo Meresaar. Noh, nüüd on siin ikkagi emotsiooni tulnud ka. Pingeliseks ka, 1 punkt vahe. 1 punkti vahe, et nüüd Tats on natuke selline mängu voolavust juurde saanud. Ja U20 vanuseklassis siis spordiklubi Tats Rae sai pronksmedali. Ja U18 siis praegu veel pronksist on 2 geimi võitu puudu. Ja 4. geimis siin punktiga taga aetakse praegu 11-12. 11-12 on kaotusseis punktiline ja Kaarel Sibul on servijoone taga. Lühike pall. Kõdar tõstab nüüd. Hea blokipuude. Ja 1-1 vastu kinni. Kaspar Tamm võtab Kaspar Varese kinni. Ja Kaspar võttis Kaspari kinni. Omavaheline Kasparite võitlus seal. Ja Sten Hansing läheb servima. 13-11. Ma arvan, et siit võib ka päris hea seeria tulla, kui just ära ei sõnu, et mitte ära sõnuda. Ja serv. No. Ja Reijo Markus läheb. Reijo ikkagi ei lase seda Tartut siin kaugemale kui punkt, et 12-13 ja Kaspar Vares, võistkonna kapten. Et kell 2 algama pidanud tüdrukute finaal kindlasti kell 2 ei alga. No, mis servi praegu mõtles välja. Jällegi üles viskest ju ei saa aru, kas sealt tuleb, seda võime kordusest ka vaadata. Ikka tal tundub, et on ikka selline hüppe peale visek, aga ikka viimase hetkel, kes ta ostab minna kerimat või siis paneb planja. Aga jah, praegu lõi ilusti käe peale ja lõi just pikalt sinna. Pikad servid on nagu... Ja üks hea serv. No, Vares nüüd kõrge pall siia. Leppale saab 1 korra, saab 2 korra tagasi võtta. Nüüd Vares ja kaitse Meresaaret. Kaspar Tamm. Ja pall püsib mängus. Oskar mängib eest pall. Ai, kui hea tõste on tegelikult. Ja hea nurga alt. Mida teeb nüüd Vares? Sidemängija Vares. Oli ilus, oli hea. Siin oli ikka kvaliteeti ja võttis siin Reijo Markus Lepp blokist 2 korda tagasi ja 2 korda sai tegelikult ju lüüa. Sidemängija Oskar, aga lõpuks eksis. No ei ole seda rütmi, ja jookseb pallid alla. Ja siis koha pealt. Ei ole Kasparil seda pikkust ka vaata, et sinusugune pikk mees suudab veel kuidagi midagi välja mõelda. Aga Kasparil jah, natukene parameetrid teised ja
suunas sinna. Reia Markusele. No nii. Kõrge pall. Meresaar just seisab kaitses, saab ise tagasi ka, no kõrguse pealt nüüd. Ja Markus Kärg kaitses. Et Taits on teinud libero vahetuse. Ja Reia Markus surub ära. Aga Markus Keert on jaa. Ise küll jube rahul olematu oleti peale vastuvõttu, aga kaitses küll praegu hästi. Jah. Väga hästi on suudetud Meresaare neid üle ploki tulevaid palle üles tuua. Nii. 14-15 ja Reio Markus Lepp. Jaa, võrku. Pole serviga tulnud. Jah, siin esimeses game'is äkki tuli, aga rohkem praegu ei ole, jah. Nii, Robert Pirk. Ja planeerib. Nii, kõrge pall. Ja kaitse Lepamets. Ja kätest. Hea lahendus Mattis Meresaarelt. Jah, kolm punkti vahet. Ja Taits Kiili poolt esimene timeout. No nii, jah, +3 nüüd, kui siin on kogu aeg olnud punkti või 2-punktiline vahe, siis nüüd on +3 saanud juhtima siin Bigbank Tartu U18 poeglaste võistkond ja Raigo Tatrik esimene aeg. Näen ka, et palju inimesi on täna tulnud kohale. Lapsevanemaid isegi mängijad vaatavad 3.-4. kohe mängu. Jah. Ma tean, et ka naiste võrkpallikoondise peatreener tuleb vaatama tüdrukute finaali kindlasti. Koos siis abitreeneriga ja Pekka Seppanen ja Timo Leikas on siis kaks uut treenerit, kes Eesti naiste rahvuskoondist hakkab juhendama ja kindlasti siis tulevad vaatama. Aga ma näen isegi selliseid mängijaid, kes enam ei mängi seda U18 vanuseklassi, et on siin tulnud endistele võistkonnakaaslastele kaasa elama, aga siin mäng jätkumas. Reio Markus Lepp mängib nüüd julgestuses palli ja tartlased siin kaitses ikka sudivad. Tartlased sudivad kaitses, aga SK Tats Rae saab praegu punkti kätte ning Romek Meius saab servida. Näha oli siis, et Romek küsis üle Raigold, et mida panna ja pane planni peale. Hea serv. Ja Sten Hansing lööb ära. No natuke õnnega pooleks 2 ploki vahelt, Lepamets ja Sibul. Me näeme kordust ka, et Trossi pealt. Trossi ega kõrgust ju väga ei olnud, aga 2 ploki vahelt ilusti ja keset platsi. Ja servima läheb Riko Kõdar. Noh, nüüd on küll see Markus Keerdi olemasolu seal väljakul, et vastuvõtt tuli osa. Hea kaitse, Kaarel Mälk. Mälk, jah. Tõi kaitses... Karl Mälk. Minu maa Karl Mälk. Jah. Meresaar nüüd kõrge pall. Jaa, eile kelle ees. No kaugele jääb see pall. Tartu võimalus. Ja blokist outi. Tartu ikka väga voolab see mäng. Hansing lööb ära ploki kaudu ja Lepametsa kätest. 19-15 Tartule ja teine timeout. Jah, see on pronksi mängus ja 4. game'is ka võtmed on ikkagi Tartul taskus. Nii et võib-olla jah, mõne võrra üllatuslikult ikkagi tartlased praegu marssimas pronksmedalite suunas. Ja on mängitud tegelikult võistkondlikult ja väga hästi. Kui siin esimene game välja arvata, kus Tats näitas ikka müstilist rünnakuprotsenti, see oli 93, et 14 pallist löödi 13 ära.
et see oli ikka müstikeel, see on jälle selline game, mis jääb meelde, et just selliste numbritega. Aga jaa, 19, 15 ja Riko Kõdar. Riko Kõdar. Väga hästi käes. Ja ei jõua. Taitsab punkti ja 16-19. Ja Oskar Vares nüüd. Mälk ja Äsaks. Karl Mälk jääb nüüd vastuvõtul hätta ja Oskar Vares toob 2 punkti kaugusele SK Tats Rae ja Argo Meresaar nüüd Tartu võistkonna peatreener võtab oma esimese mõtlemisaja. Teise. Jaa, ei teise juba jah. Nii et ajad on võetud mõlemal treeneril nüüdseks ja igal juhul meid ootab jälle selline huvitav lõpplahendus siin game'i lõpus ees. Aga jah, võrkpallihooaeg ju hakkab siin U18 vanuseklassil saab selle nädalavahetusega läbi. Ja need on veel siis U16, U14 ja U12. Aga siin mängib jätkumas number 10. Ja Mattias Meresaar kõrge palli lahendab. Vares pani küll palli mängu ja tartlased kõige paremini võib-olla ei saanud kätte, aga Mattias Meresaar kõrge palli ikkagi ära lahendas ja läheb ise servi on Mattias, seis on. Siin on juba mängumeeste punktid, et. Ja 20-17 Mattias Meresaar nüüd. Ja Brann. Ja kätest auti. Kaspar Vares. Ja Arto Lepamets veel. Arto Lepamets veel üritab siin. Ja võrku. Üritab siin serviga veel, aga võrku lööb Arto praegu jah. Ning meil on siin pasunad kaadris. Joakim Albert. Nii, Lepp võtab vastu. Ja õiges kohas, aga Meresaar oli kaitses õigesti jah, aga pall põrkas ikkagi lakke ja 21-19 ja Kaarel Sibul. Kõdar tõstab nüüd. Ja väga hea lööb. Tõstab Kaspar Tammele, kes lööb ära üle õla jälle piki piiri ja näeme kordust veel. Üle isegi. Sooni 1-6 vahele. Ja 22-19 Tartule. Tartu on 3 punkti kaugusel pronksi medalist. Sten Hansing. Ja hüppelt serv. Ja panev äsaks. No nüüd on küll Tartu juba tunneb, ma arvan, seda pronksi. 23-19 ja no siin Sten Hansing. On ja stabiilne. Meius keskel. Muidugi Lepametsa poolt hea vastuvõtt jälle. Seisis ilusti nagu mööda lauda see vastuvõtt. Ja Meius sealt jah 1-1 vastu ikka keskelt.
hea serv, väga hästi käes. Ja Kaspar Tamm. Päris hea kõrguse pealt Kaspar Tamm jälle võtab ja... Tartu oli jäänud 1 punkt. Et matšpall jah, 24-20. Võita pronksmedal. Ja servima läheb Kaspar Tamm. Kaspar Tamm, kes siis ka eelmise punkti autor ja Kaspar, vaatame nüüd planeeriv serv ja lühike vall. Keskelt ja Meius Meius ikkagi. Meius on keskelt resultatiivne olnud. Ja Tatsi poolt servima Reijo Markus Lepp. Reijo Markus Lepp 21-24, et siit on jälle ühte eepilist serviseeriat tarvis. Natuke õnne, natuke imet, aga läheb planni. Ja lõpetab planeeriv. Ja Tartu saab pronksmedali. Palju õnne, Bigbank Tartu pronksmedalid Eesti U18 vanuseklassi meistrivõistlustel, nii et igati kõva saavutus, palju õnne. Ja väga ilus mäng. Suhteliselt. Ja Andrese laseme siit alla autasustama või et meie ülekannet ära ei pea lõpetama. Räägime kiirelt veel statistikast. Ehk siis Tartu, Bigbank Tartu pronksmedal aastal 2026. Esimene game oli küll, oli selline ulmeline 11-25 jäädi alla ja ulmeline oli spordiklubi Tatsi rünnakuprotsent, mis kindlasti jääb meelde, 93% esimene game, aga peale seda siis Tartu 25-23, 25-18, 25-21 plokipunktidega jäi küll Tats ja Rae peale 8-5, aga mängu ikkagi võitis Tartu, kelle rünnakuprotsent oli 47 nagu ka Tatsil. Tats Rae spordikoolil resultatiivsemad, siis Sten Hansing 19 punkti Tartu poole pealt, Kaspar Tamm 17 punkti, Mattias Meresaar 11 punkti, Riko Kõdar, sidemängija 6 punkti ja Joakim Albert 7, Robert Pirk 2 punkti, spordiklubi Tats Rae 18 punkti, Reijo Markus Lepp 16, Romek Meius 10, Arto Lepamets 11 punkti, Kaspar Vares 3 punkti, Oskar Vares, Roland Pallaste tõi 1 punkti ja Kaarel samuti 2 punkti. Nii et see mäng ajalugu, soovime õnne veel kord Tartu, Bigbank Tartu poeglastele ja me näeme, kuuleme juba ülekandes vähem kui poole tunni pärast, kus siis tütarlaste finaalmängus omavahel lähevad vastamisi Selver Tallinna tüdrukud ja Tallinna spordiselts Kalev. Seniks aga nägudeni, kuulmiseni.